Markus Lina, et oled esimest korda Daniel Williamsoni korvis. Kas on teistmoodi ka olla 10-kordse maailmameistri korvis? Jaa, eks ta on väga teistmoodi, et ta sõidab täiesti nii-öelda omas maailmas, et selles mõttes täiesti teised trajektoorid, teised elemendid, täiesti teistmoodi sõidab. Kas see nagu ümberharjumine selliste teistsuguseks sõitmiseks on ka nagu keerukas? Mitte väga, et pigem saab nagu kiiresti aru, et lihtsalt hommikul oli libe, et siis oli keeruline aru saada, et kas ta läheb seest või väljast, aga päeva peale ju saad ikkagi aru, et kuidas ta tahab sõita. Kui selline rada hommikul märge libe, kas see on nagu lihtsam olla korvis või teeb ta elu raskemaks? Ta on niisugune so-so, et ühtepidi on lihtsam, et hoog on väike, aga teistpidi, kui sul on sooned ja sooned lähevad auku ka, et siis teistpidi on mentaalselt on raskem, mitte füüsiliselt. Kuidas sa üldse said Daniel Williamsi korvi sõitma? No eks ta oli Poolas ja tahtis Eestisse ka tulla, aga polnud kedagi korvi võtta ja siis kohalikest ma olen nagu ainus võib-olla siis pädev, kes suudaks või saaks või tahaks tulla. Kui sõitjaid jagub, kas korvipostega ongi see, et neid on puudus? Selliseid jah, kellega kiiresti sõita võib-olla on puudu, aga ma arvan, et kes tahaks hobikorras sõita, on piisavalt. Aga need, kes kiirelt sõidavad, mis füüsilised eeldused olema peaks või millised teadmised peaks olema, et olla tippklassi korvipoiss? Füüsis peab kindlasti hea olema, et Stupelis kunagi ütles, et korvimees peab olema füüsiliselt lenksumeest 2 korda kõvem, et siis saab lenksumees sõita nii kiiresti, kui ta tahab. Et nii ongi. Aga tänud ja edu homseks! Aitäh!